ma juba naeran ette. Ma räägin nüüd selle loo siis, mis minuga eile juhtus ja see, mis tõsiselt naerma ajas. Tegelikult ma naeran nagu suht tihti. Vaatamata kõige oma raskuste juures ma olen ikkagi positiivne ja ma ikkagi naeran ja ma pakun nagu teistele rõõmu ja ma alati nagu olen hästi positiivne, kui nagu ütleme, mu vastu ollakse, aga ma näen juba, et inimene on ka hästi tore ja siis ma alati nagu ütlen midagi ilusat, ütleme mõnele müüjale ja kõik see või tänaval naeratan, mis ei ole ka nagu eriti eestlaslik. Aga eile juhtus selline asi. Nimelt ma siis aitan ühte tuttavat sellise, et annan võtmed, võtan võtmed sellise teemaga, eks, et see on siis kodumajutus. Ja et eile kell 3 ma teadsin, et ma pean viima võtmed andma ja nad seal maja ukses siis saan kokku ja annan võtmed ja kui on vaja, lähen ülesse, näitan, viin nad ülesse, kui inimene ei taha, siis ta läheb ise ja kogu muusika on. Aga ilusasti see olemas seal ukse ees inimene, küsisin, et teil on sellele korrusele majutus ja on okei. Mina nime ei teadnud, ta ei küsinud ka, et kelle majutusse nad tulevad, mitte midagi. Soomlased hästi viisakasti toredad ja soome keelt panen vabalt, siis mul oli nii hea nagu nendega suhelda ja lähme siis sinna korterisse ja vaatavad ja siis naine ütleb, et meil ei olnud rõdu nagu seda parvikest on ja ise mõtlesin, okei, et ma ei tea, äkki ta ei pannud siis pildil tähele. Nagu perekond oli mees, naine, 3 last oli. Või 2 last, ma ei mäleta. Täna oli 3 last, eile oli 2 last. Täna oli uus perekond juba. Aga ja siis küsin, et kas vaatavad kõik toad läbi ja kõik asjad ja küsin, kas sobib. Ja kõik on kena ja kõik on okei. Ja siis nagu soome keeles rääkisime. Siis ütlesin, et homme siis kell 12 ma tulen sinna alla, et saame nagu seal all siis kokku, et võtan võtmed teilt, on ju. Siis naine ütleb, et ei, me oleme neljapäevani. Siis mõtlesin, et mis asja, kuidas te saate neljapäevani olla, et ma tean, et teil on 1 öö ainult. Ei, meil on neljapäevani. Ja siis naine võttis selle lahti, selle Airbnb, ütleb, et kas selle inimese see nagu on see host, on ju. Mõtlesin, ei ole, et see on hoopis teine. Ja saad aru, see oli nagu nii koom, et hästi valed inimesed. Ma viisin siin nagu korterisse, aga ma ei teadnud ei nime küsida ega mitte midagi, nagu lihtsalt see kellaaeg oli kokku lõpitud, nemad olid kohal ja tuli välja, et täpselt samal korrusel on veel keegi, kes nagu majutab ka ja me läksime sealt ära niimoodi, et me nagu ainult naersime terve tee liftis alla ja kõik ja siis nad vabandasid, mõtlesin, ei ole midagi, et te tegite mu päeva, et see oli nagu nii lahe ja siis ma nagu ootasin õigeid inimesi, see oli tõsiselt naljaks, nemad naersid nii, et pisarad jooksid ja mina ja see mõte nagu hea, et nad nagu tuli jutuks, ma ei tea, see oli nii naljakas, nagu reaalselt nagu täiesti kõik nagu klappis, aga samas läks kõik nii sinna sammusesse, okei, see oli minu eilne nagu see tilgad püksis naerdmine, kõike paremat.